see on lahe, kui raha on, siis on lahe ikka. Milline on olnud hetk, mil pidid end täielikult uuesti leidma? See ongi muranguline hetk, et peale gümnaasiumit ja ülikooli minekus hakkad nagu otsustama, mis sa oma elus teed. Sest et senimaani ma olin arvanud, et ma sinna lavaka suunda lähen ja ma läksin ka Inglismaal õppima filmi näitlemist. Ja siis seal kuidagi selle filmide keskel olemine, me olime Pinewood stuudios, mis on Hollywoodi kõrval põhimõtteliselt teine kõige suurem ja olulisem stuudio kompleksis. Seal olles kuidagi avastasin enda jaoks filmi suuremal määral. Seni ma olin kuidagi arvanud, et filmi näitlemine on ainult see, mida ma teha tahan. Aga seal ainult ühel päeval võimalus lavastada ka kõigil, kes tahtsid, sest et lihtsalt ei olnud nagu võtta nagu nii palju lavastajaid väljast, et kes ise tahavad, et siis saame nagu katsetada. Ja see kuidagi kukkus hästi välja, mitte selles mõttes, et teos, mis sealt tuli, oli hea, vaid lihtsalt mul oli endal hea olla seda tehes ja kuidagi avastasin iseennast, et sel hetkel hakkas nagu toimuma siis see mingisugune muutus, kus päevalt hakkasin mõtlema, et oota, kas äkki üldse lavastamine minu suund. Ehk siis ilmselt seal oli see kõige suurem shift, kuna senimaani ma olin suhteliselt veendunult arvanud, et ma lähen ühte teed pidi. Ja seal pidi ennast kuidagi taas avastama, et kas ma tõesti muudan. Ja see kulmineeruski selle hetkel, kus ma siis lõpuks otsustasin, et ma lähen BFM-i seal viimasel hetkel. Et seal on minu jaoks toimunud, ma arvan, kõige suurem muutus. Et seal, kui sa olid nagu, siis sa olidki full on selle kõikide nende filmide keskel. Samal ajal filmiti näiteks Jurassic Parki, kui ma seal olin. See tähendab seda, et tulid need rohelised tüübid, kellel on mummud peal, tulid lõunad söömas, nad ei hakanud neid ära võtma. Neid see tüüpe sa ikkagi kohtasid selles mõttes. Ja ma nägin mingit sette ja samal ajal vist oli see, et James Bondi valmistati ette, ehk siis üks stuudio oli ehitatud Daniel Craigile jõusaaliks, et ta saaks trenni teha seal ainult temale. Nagu temale ja tema treener oli tehtud, sest oli vaja teda saada mingisse õigesse vormi. Ja samal ajal vist lammutati mingisugust linnakut seal, mis oli ehitatud, nii et sa ikkagi nagu nägid neid asju kogu aeg. Sa ei saanud ühegi asja nagu konkreetselt keskel olla, aga ta ikkagi oli piisavalt inspireeriv, see seal juures olemine. Ja seal oli mingisugune kosmosefilm oli pooleli, need kosmosesetid olid täitsa pöörased, mida me nägime. See on nagu kosmoselaevad ja kosmosed ja kõik asjad olid sinna ehitatud ja see on nagu, see on lahe, kui raha on, siis on lahe ikka.